Eesti on üks metsasemaid riike maailmas. Metsaga on kaetud üle poole Eesti maismaast ehk 2,2 miljonit hektarit. 46% Eesti metsadest kuulub riigile. Riigimetsi majandab RMK. Ülejäänud metsad on eraomandis ja jagunevad umbes 100 000 metsaomaniku vahel, keda aitavad metsade majandamisel metsaühistud. Suurte valdustega ettevõtete kõrval on metsaomanike hulgas ka palju väiksemaid, näiteks mõne pisikese metsatukka omanikke või metsapäranduseks saanud peresid. Nii seisavad paljud metsaomanikud küsimuse ees, mida oma valdusega teha, kas hoida ja kasvatada või raiuda ja maha müüa. Mida üldse peaks oma metsaga tegema, et selle väärtus ei langeks? Ma olen kogu aeg mõelnud niimoodi, et see mets, mis on meie perekonna käes, et see ei ole ei minu mets ega pole minu naise mets, vaid see on pigem nagu meie laste mets. Ja sest ma hakkasin mõtlema, mida oma metsaga peale hakata. Üks võimalus oleks olnud müüa näiteks raieõigust. Neid pakkumisi oli väga palju, üks halvem kui teine. Ja sest jäigi mul nagu üle see, et hakata ise oma metsa majandama. Ja see on üks põhjuseid, miks ma pöördusin nagu metsaühiste poole. Et kõikidele nendele küsimustele vastused leida, ongi erametsaomanikud koondunud metsaühistutesse. Tegemist ei ole ettevõtte, vaid omanike ühendusega. Koos suudame leida paremaid vastuseid metsa puudutavatele küsimustele, kaasata paremaid spetsialiste ning teenida ka suuremat tulu oma metsalt nii täna kui aastakümnete pärast. Metsaühistu on metsaomanikke ühendav organisatsioon, kes aitab metsaomanikel oma metsi majandada. Praktiliselt kõik tööd, mis metsas tänapäeval teha tuleks, on võimelised ära tegema. Selle jaoks ei pea tänapäeval metsaomanik ise vaskama, ei saage käsitleda ega võsalõikajat. Ka Eesti riik on huvitatud, et erakätes olev mets oleks hästi hoitud ning volitanud metsaühistut hoidma erametsal silma peal ja aitama metsaomanikel tekkinud küsimustele vastuseid leida. Nõustamist metsaühistus teeme mitut moodi, et kõige lihtsam variant on selline, kus inimene tuleb vastvalminud metsamajanduskavaga meile kontorisse, saame ära rääkida täpselt, mida tal seal teha tuleks või mida ta teha võiks. Teine variant on selline, kus metsaomanikul ei ole üldse mingit taimu, mis tal metsas toimub. Sellisel juhul palume tal koostada metsamajanduskava. Kui ta ise sellega hakkama ei saa, siis aitame tal kindlasti selle tellida. Ja kui kava on käes, siis selle järgi on väga lihtne hakata talle nõu andma, et milliseid töid tal teha tuleks. Metsaühistuga liitunud omanike arv on viimasel kümnendil enam kui kolmekordistunud. Ühistu liikmetel jääb mets nende valdusesse. Ühistu aga aitab tegeleda selle kasvatamisega, näiteks hankides koos istikuid, metsa hoolduse korraldamisega ning majandamisega, raie ja puidu müügiga, kuna koos suuremaid koguseid müües saab küsida paremat hinda ning kaitsega nii kahjurite kui pahasoovijate eest. Metsaühistul on hea ülevaade siseriiklikest ja Euroopa Liidu toetustest. Nende osas oskab metsaühistu kõige paremat nõu anda. Lisaks on osad toetused sellised, kus toetuse määr metsaühistu kaudu taotledes on oluliselt suurem kui otse taotledes. Me seisame metsaomanike huvide eest ning leiame viisi, kuidas metsaomanikud oma metsast kõige rohkem kasu saavad. Tule lähimasse metsaühistusse nõustamisele. Igas piirkonnas on oma metsaühistu, kes tunneb kohalikke olusid kõige paremini. Nõustamine on täiesti tasuta. Riik toetab erametsaomanike teadlikkust, et Eesti mets oleks heades kätes. Leia metsaühistu kodulehelt metsauhistu.ee omale lähim ühistu ja leppi kohtumiseks aeg kokku.